Nii, aga tere tulemast kaasrahastamise infotundi. Täpsemalt siis välisprojektide kaasrahastamise taotlusvoorud on täna meil tutvustamisel. Minu nimi on Liis Metsatalu ning olen Keskkonnainvesteeringute Keskuses selle meetme koordinaator. Alustuseks mainin korraks veel ära, et palume infotunni ajal hoida mikrofonid suletuna ja küsimused on muidugi väga oodatud. Kui teil tekib jooksvalt küsimusi, siis lisage palun need vestluse aknasse ja kui slaidid saavad läbi ja esitus lõpeb, siis võtame küsimused sealt ette ning saate ka suuliselt küsimusi esitada. Ja loodetavasti vastame teie küsimustele ja saame informatiivse pooltunni või tunni veeta. Aga kõigepealt annan omalt poolt sõna siis Keskkonnainvesteeringute Keskuse ringmajanduse ressursisäästu valdkonnajuhi kohusetäitjale Sirli Vaksmannile. Aitäh! Tere pealelõunat ka minu poolt kõigile. Tegelikult on hea meel näha, et huvilisi on üsna palju. Viimane kogemus eelmisel aastal, kui keskkonnaprogrammi kaasrahastamise infotundi tegime, siis oli oluliselt vähem osalejaid. Ma arvan, et võib-olla mõned on huvi seetõttu suurem, et seekord me teeme 2 vooru paralleelselt. On siis kliima- ja energia eesmärkidele suunatud välisrahastusprojektide kaasrahastamine ja keskkonnaprogrammi kaasrahastamine. Et miks me seda teeme, on seetõttu, et suuresti on toetuse andmise tingimused sarnased. Mis on erinevus, on sihtrühmad. Et siin võib olla küll nii-öelda morjendajaks kliima- ja energia eesmärkidele suunatud välisrahastuse projektide voorus tingimused peab vastama atmosfääriõhu kaitse seaduse paragrahv 161 lõike 4, aga tegelikult üldpildis need kõik projektid juba vastavad. Ja seetõttu näis meile eelarve heaks kasutamiseks ja võimalikult suure taotlejate ringi saavutamiseks eelarved ära jagada sihtgruppide kaupa. Aga sellest räägib meile juba Liis täpsemalt. Mina innustan taotlema ja kui tekib küsimusi, siis Liis ja Angeelika on kindlasti need, kelle poole pöörduda ja kes kiirelt annavad nõu. Et igal juhul head kuulamist ja pange kõik oluline kõrva taha. Liis, nüüd on sõnajärg jälle sinu käes. Aitäh, Sirli. Lühike ajakava siis samuti siia, et kõigepealt tutvustame toetusmeetmete eesmärki, siis räägime natukene toetuse andmise tingimustest ja näitan ka mõnda väljavõtet siis taotlusvormist ja üritame selgitada sealt, et kuidas mida täita on tarvis, et ehk on veidike abiks ning lõpupoole vaatame üle ka tähtajad ja ajakava, et millal võiks jõuda toetuse rahuldamise otsusteni ja siis toetuse saamiseni ning põgusalt lõpus ka hindamisest ning selle järel siis on avatud küsimustele, ootame küsimusi ning võtame ka chatist küsimused vastu. Aga nagu Sirli ka mainis, siis 17. novembril vasime Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt siis 2 välisprojektide kaasrahastamise taotlusvooru ning nende mõlema eesmärgiks on siis välisallikatest rahastatavates projektides nõutava omafinantseeringu katmine ja selle toetamine. Et just seda omafinantseeringu osa, mis teil projektides on, et selle katmist saame toetada toetusmeetmetega. Ja neid meetmeid on siis 2 ja taotlusvoorude nimed keskkonnaprogrammi kaasrahastamine ning kliima- ja energia eesmärkidele suunatud välisprojektide kaasrahastamine. Et kõigepealt siis sellest, et selle rahastuse allikaks on Euroopa Liidu heitkogustega kauplemise süsteem ning vooru eelarveks 907 000 eurot. Et
keskkonnaprogrammist kaasrahastamise puhul on siis rahastusallikaks Eesti riigieelarve keskkonnaprogramm ja eelarve suuruseks 338 000 eurot. Ning kui nüüd vaadata nende eesmärke, siis need projektid, kuhu mingid projektid siis sobivad, siis kliima- ja energia-eesmärkidele suunatud välisprojektide kaasrahastamise meetme ja taotlusvooru puhul on siis selle toetuse eesmärgiks toetada omafinantseeringu katmist just kliima- ja energia-eesmärkide saavutamisele suunatud projektides. Ja need eesmärgid on siis kirjas atmosfääriõhu kaitse seaduse paragrahvis 161. Siia olen lisanud ka lingi ja sealt leiate lõike 4 punktides 1–13. Need eesmärgid siis saate täpsemalt tutvuda, et millistega teie projekt haakub, kui te veel seda ei ole vaadanud või ei ole nendest oma projektiga lähtunud. Aga keskkonnaprogrammi kaasrahastamise puhul siis peab projekti eesmärk vastama keskkonnaprogrammi üldeesmärgile ja arvestama siis ka ühe või rohkema valdkondliku programmi eesmärgiga. Et valdkondlikke programme on seal nii atmosfääriõhu kaitse, kalanduse, keskkonnateadlikkuse, looduskaitse, merekeskkonna, metsanduse, ringmajanduse ja veemajanduse valdkonnast. Et mõlemad tegelikult üsna laiad ja väga paljud projektid nende alla võiksid sobida. Ja olen toonud siia roheliste kastidena, sealt leiate ka lingi mõlema taotlusvooru toetuse andmise tingimuste määrustele. Et määrus number 43 on siis uus, kust on kliimaeesmärkide ja energiaeesmärkide taotlusvooru tingimused leitavad ja kõik täpsemad nõuded, mis taotlejale ja taotlusele on. Ning keskkonnaprogrammi määrus siis teisel lingil. Aga vaatame põgusalt neid nõudeid ka, mis erinevad nende kahe vooru puhul on. Et nimelt kliima- ja energiaeesmärkidele suunatud välisprojektide kaasrahastamise puhul on siis energeetika ja keskkonnaministri käskkirjaga seatud selle taotlusvooru sihtgruppideks siis kõrgkoolid, positiivselt evalveeritud teadus- ja arendusasutused ning kohaliku omavalitsuse üksused või selle allasutused. Ja keskkonnaprogrammi kaasrahastamises saavad siis toetust taotleda KIK-i juhatusotsuse kohaselt siis äriühingud, sihtasutused ja mittetulundusühingud. Et toetuse taotlejad saavad siis need olla, et vastavalt enda asutusele või saate valida sobiliku taotlusvooru. Ning mõned täpsemad tingimused siis on ka sellised, et taotlus tuleb KIK-il esitada kindlasti pärast põhirahastajalt positiivse otsuse, rahastusotsuse saamist ja vaid põhjendatud juhul siis võib KIK vastu võtta ka sellest varem esitatud taotluse. Ning keskkonnaprogrammis on siis toetust võimalik taotleda projektile, mille põhirahastaja on teinud projekti rahastamise otsuse peale 1. jaanuari 2024. Et kes on saanud otsuse juba varem, siis teil kahjuks ei ole sellele projektile võimalik toetust keskkonnaprogrammist taotleda. Ning erinevatele sihtgruppidele kehtivad siis ka erinevad toetuse määrad. Et kliima- ja energiaeesmärkidele suunatud välisprojektide kaasrahastamise puhul saame siis oma finantseeringut katta 80% ulatuses kõrgkoolidel ja positiivselt evalueeritud teadus- ja arendusasutustel ning kohalike omavalitsuste üksuse toetuse määr sõltub siis mis kohaliku omavalitsusega on tegu. See on siis toetuse andmise tingimustes lisas 1 välja toodud ka. Need on individuaalsed toetusmäärad. Ja keskkonnaprogrammi kaasrahastamise puhul on äriühingutele toetuse määr 50–50% ulatuses ja sihtasutustele ja mittetulundusühingutele kuni 90% ulatuses oma finantseeringu siis summast, mis teil välisprojektis on oma finantseeringuks. Ja siinkohal on ka mõned nõuded, et mõlemas taotlusvoorus saab kõige väiksemaks ehk minimaalseks toetuse summaks, mida taotleda saab olla siis 10 000 eurot ning
maksimaalseks toetuse summaks, mida küsida saab, on kliima- ja energiaeesmärkidele suunatud projektide puhul 500 000 eurot ja keskkonnaprogrammis siis maksimaalne 338 000 eurot, mis selle kogu eelarve on. Ja kui tegu on riigiabiga, siis selle puhul kohalduvad vastavad riigiabi piirmäärad. Ja KIK-i toetuse saame maksta välja siis pärast põhirahastaja poolset kuluaruande kinnitamist, et ettemaksetega siin tegu ei ole. Aga juhul, kui teil on siis projektis partnereid, lisaks teile ka teisi osalisi Eestist, siis ja selle projekti elluviimisel osaleb otseselt mitu Eesti asutust, siis võib toetust taotleda projekti Eesti osaliste nimel vaid üks nendest partneritest. Ja selleks lepivad projekti Eesti partnerid siis omavahel kokku, kes teist tegutseb kaasrahastamise taotluses teiste nimel põhipartnerina. Ja see taotlus tuleb siis esitada summale, mis on Eesti partnerite omafinantseering välisprojektis. Et see peaks olema siis kogu maksumus taotluses, see omafinantseeringu suurus. Ja juhul, kui partnerite puhul on siis tegu sama sihtgrupiga, näiteks kliimaeesmärkidele suunatud projektides, siis kõrgkoolid või teadusasutused või KOV-id, siis kehtivad need samad toetusmäärad, mis põhitaotlejale, põhipartnerile nii-öelda. Ja juhul, kui partneriks on näiteks ministeerium või tema hallatav asutus, siis on toetuse määraks neil 100%, sihtasutustel ja MTÜ-dest partneritel on toetuse määraks 80% ja teistel asutustel 50%. Ning keskkonnaprogrammi partnerite toetuste osakaalud on siis samuti valitsusasutustel 100%, sihtasutustel ja MTÜ-del 90%, 80% avalikel õiguslike juriidiliste isikute puhul ning 50% äriühingute puhul. Ja ka partnerite puhul kehtib siis see, et juhul, kui tegu on riigiabiga, siis kohalduvad riigiabi piirmäärad tasemel. Ja olen siia toonud väikse kuvatõmmise siis KIK-i kodulehelt. Siit paremalt leiate nii minu kui Angeelika kontakti, kui teil peaks taotlust esitades tekkima küsimusi, võib vabalt helistada ja kirjutada mingite muredega või küsimustega, mis võib tekkida, et proovime aidata ja juhendada nii, kuidas oskame. Ja siit, kui te lähete KIK-i kodulehele, siis toetuste alajaotusest leiate erinevad toetused, et kaasraha märksõnaga tulevad mõlemad toetusmeetmed siit ja taotlusvoorud kohe välja. Ning siis põhiline info on toetuse info all ja siis selline saak nagu taotlemine. Ning väga oluline koht ka siis selle toetuse lehekülje peal paremal ääres kastikeste sees on erinevad lingid ja lisamaterjalid või lisafailid, mida siis taotlemisel on tarvis kasutada või täita. Näiteks on seal leitav eelarvefail, mis tuleb kindlasti täita ja esitada kõigil. Aga taotlusvoorust siis toetuse taotlemiseks tuleb oma taotlus esitada e-toetuse keskkonnas, mis asub e-toetus.rtk.ee ja taotluse koos lisadokumentidega saab siis seal esitada ning tuleb esitada esindusõigusliku isiku poolt ka, kes on teie asutuses esindusõiguslik või lisada volitus projektijuhile. Oleneb, kuidas helistate. Ning kuhu siis edasine suhtlus selle projekti taotluse osas käib siis läbi e-toetuse keskkonna postkasti. Et kui te taotlust hakkate esitama, siis lisage kindlasti enda nime juurde linnuke, et soovite saada teateid, siis saate kohe ka kätte kirjad ja teated, kui e-toetuses taotluses siis on midagi kas teile täiendamiseks saadetud, parandamist vaja või olete saanud näiteks toetuse rahuldamise otsuse või siis ka teie kirjale vastatud. Ning iga projekti juures siis on ette postkast, kus kaudu saab kontakteeruda ja küsida just selle taotluse kohta küsimusi. Ja siin on ka siis otselink taotlemiseks, mis avab kliima ja energia eesmärkidele suunatud projektide taotluse ankeedi kohe.
Aga ma olen siin toonud ka välja ühe nüüd eelarve Exceli tabelist väljavõtte, mida kõigil tuleb esitada, kuid enne mainiksin võib-olla ka selle ära, et kui taotlemisel tekib küsimusi, siis esimesena võite vaadata väikeste siniste mummukeste alla, küsimärkide alla, et iga keerulisema küsimuse juures on see küsimärk toodud, et abiinfoga saab sealt tutvuda ja ehk esimese nõuande, et mida taotluse lahtritesse kirjutada. Kõige olulisem on muidugi see, et sinna saate panna oma välisprojekti sisust info, mis teie projekt endast kujutab. Ning siis osad küsimused on siis selle taotlusvooru meetme spetsiifilised, kuhu saate lisada vastavalt küsitlusele ja abiinfole siis või KIK-i kodulehel olevale infole siis enda vastused. Et küsimusi on palju, aga tegelikult on päris paljud sellised lühikesed kiired küsimused, millele saab lihtsalt vastata. Ja kui küsimusi tekib nende osas, siis julgustan kindlasti küsima ja mitte jääma kinni, et aitame hea meelega. Et üks sihuke suuremaid komistuskivisi võib-olla ongi taotlusvormi täitmisel eelarve korrektselt sisestamine. Selle puhul lihtsalt, kuna lahtreid on palju, siis on võimalik vigu teha palju lihtsam ja esimesel korral eriti või kui varem ei ole kaasrahastust taotlenud. Aga see on siis näide eelarve vormilt, mis on KIK-i kodulehel selles toetuse andmise tingimuste all paremal ääres ka failina toodud, sealt leiate selle faili, mida täita. Ning siin on siis eriti oluliseks aspektiks see, et siia saab lisada kõik partnerid, kes teil projektis on ning arutada välja selle abil siis teie ühise toetuse määra. Et kuna partneritel võib olla see erinev, siis selle tabeli abil on seda väga hea vaadata ning just ka oma finantseeringu määrasi õigesti siia kirja panna, et taotlusvormi täites oleks juba õiget numbrit olemas. Et siin kõigepealt on näha, et tuleb lisada välisprojekti kogumaksumus ning siis on näha, et teie välisprojektis näiteks siin näite puhul on 80% toetuse määr, mis välisprojektis kantakse. Kus oli nii? Jah. Nii, igal juhul. Kui siit ülemine osa ära täita, tähendab, kõige olulisem tegelikult on alumine osa ära täita, sest et siis kujuneb välja teie see keskmine toetuse määr, mis on 68% KIK-i projekti jaoks. Näiteks sellise näite puhul. Et siin selles näites on toodud välja, et taotleja partner 1 on ministeerium, kellel on 100% toetuse määr ja tema partneriteks on nii kohalik omavalitsus kui ettevõte, kellel on erinev toetuse määr. Ja sisestades siis siin abikõlblik summa ja abikõlblikud summad, siis saate siit Excelist juba valemi abil leida teie keskmise toetuse määra, mis siis eelarve lehele ka taotlusvormile tuleb lisada. Ja kui teil selle Exceli vormi osas on samuti küsimusi, siis neid võib meiega ühendust võtta ja saame juhendada, et see täidetud vorm tuleb esitada ka taotluse lisana siis eraldi taotluse juurde. Aga veel üks oluline osa, et saaksite läbi mõelda, kas makse läheb põhipartnerile või siis kõikidele projektis osalevatele asutustele eraldi. Et selle on 2 võimalust. Et kas te soovite väljamaksu, et kõikidele projektis, KIK-i poolt siis kõikidele projektis osalevatele asutustele või siis ainult põhipartnerile. Ja sellest oleneb siis, et kui toetus soovib vaid üks taotleja ja kes siis võib-olla võib selle toetuse osa kanda edasi oma partneritele, kelle kaudu siis ise saate ära jagada, siis tuleb täita siin esimene eelarve leheküljel eelarve taotlusvormil oleva eelarve alajaotuses siis kõige esimene küsimus ja sellel siis tuleks valida
jah, kui kõigil tegevustel on sama toetuse määr, siis tuleks esimene linnuke valida. Et see on siis juhul, kui toetust võib vaid üks, kui toetust küsib vaid üks taotleja või siis partneritel on täpselt sama toetuse määr, siis saab selle esimese valida. Kui aga projektis taotlevad toetust erineva toetusmääraga partnerid, siis valige see teine toetusmäär. Ja siin toodud teine küsimus ei ole kohustuslik, et siia faili kulutuluanalüüsi lisama ei pea. Seda võib ignoreerida. Nii, ja kogu maksumuseks, nagu siis öeldud, on vaja sisestada Eesti partnerite kogukulud välisprojekti eelarves ning see võrdub siis omakorda KIK-ist toetust taotlevate Eesti partnerite kulud välisprojektis pluss KIK-ist toetust mitte taotlevate Eesti partnerite kulud välisprojektis. Aga abikõlblik summa on siis ainult toetust taotlevate Eesti partnerite oma finantseering välisprojektis. Ehk siis KIK-i projekti kogumaksumus peab olema abikõlblik summa. Ning sellest maksumusest siis saame taotletava toetuse määra abil arvutada selle toetuse summa. Et siin seda näha, toetuse määra näha ei ole, aga toetuse määra saab samuti eelarvesse lisada ja selle saite Exceli tabelist juhul, kui oli tegu arvutusega, et juhul, kui oli tegu siis mitme partneriga ja see on keerulisem. Et ei ole ainult 90% näiteks lihtsalt. Kui on, siis saab lihtsalt 90% siia lisada. Ja siit eelarve leheküljelt lähevad automaatselt siis summad ka tegevuste eelarvesse, mis on järgmine taotlusvormi alajaotus. Ja siin on ka soovitus siis toodud, et sisestage iga tegevuse toetuse määr ning abikõlblik summa. Ja eelarve rea täpsustusele lisage siis lühidalt ka komponendid, et mis tegevusega tegu on, mida ellu viia. Näitan kohe ka siin näidet. Et juhul, kui teie väljamakse kõikidele projektis osalevatele asutustele, ehk siis teil on näiteks 3 partnerit ja ta soovite, et KIK maksaks kõigile partneritele toetust otse, siis tuleb tegevuste sakil märkida iga projektis osalev asutus tegevus eraldi. Ehk siis, nagu siin näites näha, on lisatud erinevad tegevused, mida erinevad partnerid ellu viivad. Et siin on sulgudesse näiteks lisatud siis kas kohalik omavalitsus või ettevõte või ministeerium. Ning tegevuste juurde siis see tegevuse täpsustuse lahtrisse saate täiendada selgituse lisada, mida see endast kujutab ning kindlasti märkida ka planeeritud kuupäevad, millal need tegevused ellu viiakse. Ja sealt tegevuste sakilt lähevad need siis ka eelarve sakile ja eelarve sakil tuleb märkida iga projektis osaleva asutuse toetuse määr eraldi. Et juhul, kui siis on erinevad toetuse määrad, nagu siin näha, siis need peavad siin eelarve lehel siis tegevuste juures olema näha. Et juhul, kui näiteks uuringut viib läbi 2 asutust tegelikult, kellel on erinev toetuse määr, siis see tuleb ka eraldada selle reale. Ja summad siis sellisel juhul ilmselt teil on samamoodi põhiprojektis juba teada, kuidas jagunevad. Aga juhul siis, kui soovite väljamakset KIK-i poolt siis ainult põhipartnerile, siis tegevuste sakile ei pea tegevusi iga projektis osaleva asutuse kohta eraldi märkima. Ja siis saab olla üldiselt kõigi kohta, et ühiselt näiteks viite neid ellu. Või ei ole seda vaja täpsustada. Ja kui väljamakse läheb põhipartnerile, siis nagu enne seal eelarve Exceli tabeli juures näidatud, siis eelarve sakile see toetuse määr tuleb märkida kõikide asutuste peale kokku kujunenud ühtne toetuse määr. Et mitte teil kui põhipartneril 90% näiteks, siis vaid just, et kui partneril on madalam, siis saate Exceli veel arvutada ühise toetuse määra. Ja siin siis ka väike ajaline plaan, millal oleks oodata Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt ka taotluste rahuldamise otsuseni jõudmist, et kuna praegu taotlusvoor on siis avatud 17. detsembrini kella 5 õhtul, siis selle ajani on teil võimalik taotlust esitada.
hiljem taotlusi vastu võtta enam ei ole võimalik meil. Ja seejärel siis jaanuarikuus viime läbi vastavuse kontrolli ning seejärel läbivad projektid siis ka sisulise hindamise. Et arvame, et see võiks toimuda kuskil veebruaris ja loodame märtsis jõuda rahastamisotsuste tegemiseni, et siis saaksite hiljemalt teada, kas olete toetust saanud või mitte. Ja selle just vastavuskontrolli käigus saadame teile, kui leiame mõne täpsustamise või parandamist vajava koha teie taotlusest, siis saadame teile taotluse täiendamiseks ning määrame nii-öelda tähtaja, millal ootame täiendusi, et see võib olla kuskil nädal, 10 päeva, et millal täiendusi sisse viia, et siis just on oluline, et hoiaksite e-toetuse postkastil või postkastil silma peal, et kui teated tulevad, saate täiendada ja uuendada enda taotlust viia vastavusse. Aga seejärel, kui vastavuskontroll on tehtud, siis hindamiseks moodustame ka töörühma, kuhu kuuluvad valdkondlikud eksperdid nii ministeeriumitest, Kliimaministeeriumi valitsemisala asutustest kui ka mujalt. Ja olen siin siis välja toonud hindamiskriteeriumid, mis on veidike erinevad kahe taotlusvooru puhul, et kliima- ja energiaeesmärkidele suunatud välisprojektide kaasrahastamise puhul hinnatakse siis projekti vajalikkust, teostatavust, jätkusuutlikkust ja mõju ulatust. Ja täpsemaid hindamiskriteeriumite ja nende lahtiselgitusi saate lugeda kas KIK-i kodulehelt, avades selle faili, ka samuti sealt paremalt puust või toetuse andmise tingimuse määruse juurest, see on siis seal lisana 2. Ja keskkonnaprogrammi kaasrahastamise hindamiskriteeriumid on samuti siis selle toetusmeetme juures KIK-i kodulehel kirjas ning selle puhul hinnatakse siis samuti vajalikkust, teostatavust, jätkusuutlikkust, aga siis ka keskkonnakaitselist mõju. Aga aitäh teile kuulamast. Siinkohal olen kiiresti jõudnud läbida peamised nõuded taotlusvoorus, mis esinevad ning võtaksime hea meelega teie küsimusi või täpsustusi, et selgitada veel, kui teil millegi osas küsimusi tekkis. Et võite vabalt ka suuliselt küsida, et ei pea kirjutama chati või vestlusaknasse. Kas on kellelgi küsimusi? Näitan uuesti toetuse määrasid. Siin on siis taotlejate toetuse määrad. Teadusasutusi ootame kliima- ja energiaeesmärkidele suunatud välisprojektide kaasrahastamise taotlusvooru heitkogustega kauplemise süsteemist ja teie toetuse määr on 80%. See on siis määratud toetuse andmise vooru toetuse andmise tingimustega. Ma korraks täpsustuseks ütlen, vist järgmisel slaidil oli läinud äkki eksitus. Seal oli kõrgkoolidel 90%. See on tõesti, ja ärme seda uuesti vaata, minu viga. Parandame ära enne saatmist kindlasti. 80%, vabandust. Sinna sattus. Ja siis on veel küsimus, et kui tegu on 3-aastase projektiga, kas siis toetus saabub alles 3 aasta pärast. Et meie senimine kogemus kaasrahastamise projektide puhul on näidanud, et tavapäraselt välisprojektide kaasrahastamisel teil on välisprojektides vahearuannete esitamise tähtajad ja kui vahearuanded olete põhirahastajale esitanud ja neilt aruande kinnituse saanud ja ka kulude aruande kinnituse, et siis selle kuluaruande kinnituse saategi KIK-ile samuti esitada ning meie seame teile põhirahastaja järgi samuti siis vahearuannete tähtajad. Et seda küsime, neid vahearuannete aegasid küsime teilt siis, kui te olete juba toetust saanud ning siis saame selle graafiku paika panna, millal teil on maksegraafik, aga see sõltub põhirahastaja vahearuannete kinnitamisest.
millises vormis peab olema rahastaja kinnitus aruande heakskiitmise kohta. Need tavapäraselt erinevates projektides, mida ma näinud olen, on PDF-id tegelikult lisatud nende, kus on kinnitatud, et kus on kirjas, et need on põhirahastaja poolt kinnitatud, aga see oleneb põhirahastajalt. Võib-olla Angeelika vastab siin täpsemalt, mis erinevates projektides võib see kinnitusvorm olla aruande puhul. Nagu sa mainisid, et see oleneb sellest, mis kujul põhirahastaja selle kinnituse annab, et erinevatel fondidel on erinevad süsteemid. Aga nii nagu nemad selle esitavad, siis kas mingi väljavõte kuskilt süsteemis, kus need kulud siis kajastuvad. Need on ka ajas muutunud erinevatel fondidel. Siis on veel küsimus, et kui partnerid on teadusasutus ja ettevõte, siis kas nad peavad küsima eraldi erinevatest meetmetest vastavalt meetmete sihtrühmadele? Ei, selleks ongi just need partnerite osatähtsused siin siis toodud, et juhul, kui teil on partner, oleneb siis, kui teadusasutus on põhipartner, põhitoetuse saaja ja küsib KIK-ilt oma selle toetust, siis teadusasutus saab lisada ettevõtte partnerina ja sellisel juhul on ettevõtte, ma saan siis nende järgi aru, et 50% on ettevõtte jaoks toetuse määr. Ja see on tegelikult keskkonnaprogrammis ja. Ma nii palju võib-olla täiendan, et siis sealt kujunebki see projekti toetusmäär, et põhipartner on see, kes esitab taotluse, kaasab teised partnerid, aga nende partnerite vastav sihtmäär kujundabki siis selle lõpliku toetusmäära. Just. Meil on üks käsi ka püsti. Et kindlasti kahest taotlusvoorust toetust küsida korraga ühele samale projektile ei saa. Aga palun, Rikko. Ja, tahtsin küsida, et ma saan aru, et nende voorude tähtaeg on detsembris, eks ju, et kui enne seda ei ole kuskilt projektist positiivne otsus tulnud, kas siis on teada juba järgmiseid voore või siis tuleb lihtsalt silma peal hoida? See oleneb nüüd, millal teil täpsemalt seda otsust oodata on, et meil on tegelikult toetuse andmise tingimuste määruses kirjas, et põhjendatud juhul võib KIK võtta vastu ka sellest varem esitatud taotluse, ehk siis veel, see tähendab, et veel ei ole toetuse rahuldamise otsus põhirahastajalt käes. Aga see peab olema siis põhjendatud või siis üsna peagi saabumas. Ja, no meil see näiteks tuleks hindamisel. alles aprillis, mais praegu, jah. See ilmselt on liiga hilja. No, ja siis, mis puudutab järgmisi voore, siis keskkonnaprogrammi kaasrahastamine on kindlasti järgmisel aastal, aga see sõltubki sellest, et kuidas on kliima- ja energia eesmärkidele suunatud välisrahastuse voorud tulemas, aga eesmärk on ikkagi võimalikult kiirelt see keskkonnaprogrammi kaasrahastamine välja kuulutada, et ei taha jääda nii hilja peale nagu sellel aastal, aga tulemas on. Arusaadav. Siin veel viimasele küsimusele täpsustus, et jah, see on korrektne, et kui põhipartner on teadusasutus, siis peaks taotleda saab kliima- ja energia eesmärkidele suunatud kaasrahastamise taotlusvoorust. Kas on veel kellelgi täpsustavat küsimust? Saate ka enda projekti spetsiifilised küsimused, võite näiteks meile emaili teel saata, saame vastata kiirelt enne veel, kui siin taotluse esitamise tähtaeg on tulemas. Ja palun, Maia-Liisa.
tervist. Minul on selline küsimus, et kas on ka võimalus, et KIK rahastab rohkem projekte, aga väiksema toetusmääraga või pigem on ikkagi nii, et ainult selles maksimaalses toetusmääras ja nii-öelda paremusjärjestuse alusel? Ja väiksemas toetusmääras ikka saab, see on kuni selline toetusmäär, et see ei pea olema, see võib olla väiksem, võib alati olla. Ei pea täpselt seda toetusmäära. Ma pigem mõtlesin just seda, et kui kõik esitavad nii-öelda oma taotlused maksimaalsele toetusmäärale, aga kas on võimalus, et nii-öelda KIK pakub variandina, et me oleme nõus rahastama nagu väiksemas määras, et kas eesmärk on KIK-il rahastada rohkem projekte nii-öelda väiksemas määras või nii-öelda vähem projekte, aga selles maksimaalses toetusmääras? Siinkohal peame toetuse andmise tingimuste määrusest lähtuma ka, et kui tegelikult ma võin nii palju rääkida, et me pingereastame need taotlused kõik ja juhul näiteks, kui sama hindepunktiga jäävad sinna piiri peale joone alla mingi ports, siis me oleme praktikas teinud seda, et teeme ettepaneku, et rahastamegi neid kõiki väiksemas summas, et ikkagi võimalikult palju taotlejaid saaks toetust. Vot nii. Eks kindlasti taotlemise, esitamise või taotluse kirjutamise ajal tekib küsimusi, siis on Angeelikale ja Liisile kohe kõned tulemas. Ja julgustame uurima neid kliima- ja energia eesmärkidel suunatud neid eesmärke, mis on siis atmosfääriõhu kaitse seaduses kirjas, et kindlasti sinna leiab erinevaid viise, kuidas nendega sobituda nende projektiga. Ja palun veel küsimus. Ja, et küsimus oli sellest ka, et ma saan aru, et kui näiteks sellel korral ei õnnestu raha saada, siis on võimalik taotleda järgmisel korral, kui nii-öelda jääb sellesse perioodi sisse, on ju see rahastamise otsus võrreldes järgmise rahastamise vooruga. Et see on võimalik. Ja teine küsimus, et siis selle tagasiside kohta, et nagu, või nende see hindamise protsessi kohta, et millises vormis see tagasiside on, et just näiteks selles mõttes, et kui juhtub, et taotlus jääb rahastamata, kas selle tagasiside põhjal on võimalik aru saada, kuidas taotlust parandada järgmise korra jaoks? Liis, kas sina või mina? Ma arvan, et taotluses olevate vigade tõttu nii-öelda sellepärast ei jää ilmselt taotlus rahastamata, et me pigem kõigepealt palume need veakohad ära parandada ja ka hindamisprotsessi käigus saab veel täiendusi teha, kui on näha, et miski ei klapi. Neid täiendusi saab sisse viia, aga kui sisulise poole pealt või kui hindamisel punktid ei ületa seda lävendit, siis sellisel juhul siis on teine lugu. Ja siis tuleb iga selle hindamiskriteeriumi osas selgitus sinna mitte rahuldamisotsusesse ja see on see koht, mille põhjal järeldusi teha. Ja see moment ka, et vajalikkus on see kriteerium, mille mitte täitmisel koheselt taotlus jääb alla lävendi. Et sellele tähelepanu juhtida. Aga tundub, et rohkem küsimusi hetkel ei ole. Nagu enne öeldud, siis ootame neid kirjalikult ja kui tekib taotluse sisestamisel küsimusi, siis kiigake abiinfosse KIK-i kodulehele ja helistage ja kirjutage meile emaili teel näiteks, et saame juhendada. Eelnevalt siin kindlasti ka varasemate voorude puhul on nõustamisi ette tulnud, et seal ongi selliseid küsimusi, mis vajavad selgitusi, nii et see on täiesti tavapärane. Aga suur aitäh teile kuulamast ning ilusat õhtu jätku. Tänan Liis ja tänan kõiki osalejaid. Head aega. Aitäh, head aega.